ma ei ole anonüümne üfukas, ehk siis tegelikult ma olen täitsa teada üfukas, mille üle mul on siiralt hea meel. Taanis käisin aastal 2005-2006. Imelik mõelda on sellele, et see oli reaalselt 5 aastat tagasi, kui ma tulin tagasi, ehk siis ma läksin juba 6 aastat tagasi. Ma olin siis 17 ja sain vahetusaastal 18, kõva pidu oli. Vahetus pere korraldas siukse peo, et täitsa lõpna. Väga kihvt. Väga soojad mälestused on sellele tagasi mõeldes kogu aeg. Tegelikult iga päev tuleb see meelde. Iga päev tuleb meelde, eritigi nüüd viimasel ajal, kui see üfu teema on siuke hästi aktuaalne. Mind motiveeris minema, tead mis asi või? See, et ma läksin koju, üfukad olid käinud just meil kooliseks. Ma läksin koju, ütlesin emale, et emps, et selles suhtes, et ma tahan Taani minna nagu vahetusõpilaseks. Ema oli diivani peal ja vaatas mulle otsa, ütles, ma ei tea, kus sa selle raha saad või noh. Ta oli siuke, ta oli väga külm nagu selle teemaga ja ma ütlesin, kas sa saad aru, et ma veel näitan, et ma tahan minna ja ma saan. Ja see andis tohutu motivatsiooni, et noh, reaalselt ise ennast panna hullult proovile, ilma et mul oleks mingisugune kindel backup kuskil, et see kõik jah. Ma olin tegelikult 14, kui ma ütlesin, et ma tahan minna juba, siis ma olin liiga noor, siis ma ei saanud. Ja siis ma tahtsin USA-sse minna ja siis ema ütles, et no USA ja no tead, see on ikka üle ookeani, kuidas sa lähed ikka sinna. Et siis läks paar aastat mööda ja tuli see uuesti teemasse ja siis ma mõtlesin, et no vot, nüüd on see päev, nüüd on see aeg. Tahtsin kindlasti teistest erineda ja tahtsin seda kogemust saada ja mõtlesin, et välismaal elada oleks ikka väga kihvt. Jumal muidugi. Noh, kõigepealt, eks ole, oli see selline laager seal mingi paar päeva, eks? Kus me õppisime mingisuguseid väljendeid seal taani keeles ja nii ja ma mõtlesin, et jumal, kui kole keel, see on need jutud ja siis mäletan, kui vahetuspere tuli meile sinna Jüllandile järgi siis. Ja esimesed nädal aega ma pean tunnistama, et kui ma tegin süüa, siis ma alati tahtsin sibulat hakkida, sest reaalselt silline nutt tuli peale kogu aeg. Seda aru ma mõtlesin, miks ma seda teen, miks ma seda endale tegin, miks ma ei saa keelest aru, ma ei tunne neid inimesi, ma pean aasta aega siin olema nende juures. Aru midagi ei saa, ma mõtlesin, et no täiesti lõpp, mingi esimesed nädal aega oli täiesti õudne, selline koduigatsus oli. Aga järgmised, ma ei tea, kas on 11 kuud oleks, jah? Järgmised põhimõtteliselt 10 kuud ja 3 nädalat pol mitte korda ka koduigatsust. Mitte kordagi. Isegi mitte jõulude ajal, sest ma elasin sinna nii sisse, perekond võttis mind nii omaks. Mul oli maailma kõige lahedam väike õde, et ma olen alati tahtnud olla kellelegi suurem õde ja siis mul oli see võimalus. Keel tuli nii, et hakkasin aru saama vist 3 kuu pärast ja ma olin selles mõttes hullult aktiivne ka, et koolis ma tegin kõiki asju kaasa. Et kui oli mingisugused tõlketööd või pidi midagi tegema, siis ma igal juhul läksin pärast kooli koju, võtsin sõnaraamatu ette, hakkasin sealt lappama neid sõnu nagu. Ma selles mõttes nägin ise hullult vaeva. Ja pärast aastavahetust oli sõpradega diil, et kui ma midagi üldse öelda tahan, siis ma ütlen ainult taani keeles selle. Ja nii ta läks. No ma ei tea, kas see nüüd on see on selline huvitav fakt või selline huvitav, et me käisime Jüllandil Tivolis, seal Århuses, jah, käisime Tivolis ja seal oli üks selline skydiving nagu asi ja siis ma läksin selle konstruktoriga, nagu saime hästi jutu peale või kuidagi ja siis ta mingisuguse aja pärast küsis, et oota, et kus sa siis tuled, on ja? Mõtlesin, et ma tulen Eestist. Mis mõttes, kus kohast sa siit Taanist tuled, on ja? Reaalselt ei olnud aru saada, et ma olen kuskilt välismaalt. Ehk et ta mõtles, et millise saare pealt ma nüüd täpselt tulen, siis on ja? See oli sama keiste. Et sa tuled Eestist hoopis, et mis mõttes on ja? Kaua sa siin oled olnud? Mis ma siin olen olnud? Mingi 7 kuud või? Okei. Et see on niisugune keeleline eripära, et hästi lahe on saada keelt niimoodi selgeks, et keegi ei saa aru, et see kuskilt välismaal. See on hästi kihvt. No mina väiksest kohast pärit Plika, on ja. Türil pärit, kirjutasin tead kõik, võtsin sealt need
firmad ette, noh, ma pidin ju sponsorlusest saama, sest ema ütles mulle, et ma tahaks näha, et sa seda raha kokku saad. No, mis lõppkokkuvõttes küll tuli välja teistmoodi, et eks ma ikka, nad ikka toetasid mind tublisti ja ma sain muidugi Ühvu käest stipendiumi ka, mis oli väga kihvt. Mis muidugi 100% oli küsimus selles, et kui ma seda saan, siis ma saan minna, kui ma seda ei saa, siis ma ei saa minna. Ja põhimõtteliselt sponsoreid hakkasin siis niimoodi otsima, et võtsin mingisugused firmad ette, lasin Ühvul need igasugused taotlused või mingisugused garantiikirjad. Garantiikirjad ja täpselt lasin need igale sellele firmale välja printida. Ma kasutasin ära neist, ma arvan, neid oli kokku umbes 20 või 25, ma kasutasin ära neist 6 ja kõigist kohtadest ma sain ka. 150 vastu. Ja, et selles mõttes üks väikse koha pluss on see, et toetatakse hullult omasi. Ja mul oli ma selles mõttes mõtlesin ka enda jaoks hästi läbi selle, et miks nad peaksid mind toetama, ehk et mida nemad saavad vastu selle eest. Ja küll ma siis käisin seal paaris firmas tööl, küll enne, küll pärast, vahetusaasta oli läbi ja kõik oli jumala kõva ja siis tuled Eesti tagasi, lähed tasuta tööle nagu. Töötad lihtsalt tasuta, see oli nii rets, aga see oli kõike seda väärt. Ja siis paar firmat olid isegi sellised, kes ütlesid, ega me tead väga siin sükseid nii-öelda nagu üksikisikuid ei toeta, et me toetame ikka rohkem firmasi ja käis ja oli siuke, et nii ja naa ja saab ja ei saa ja saab ja ei saa ja siis lõpuks ikka kirjutasid, et kuule, me ei saa ikka siukest noort talenti siin maha suruda, et loomulikult, et me anname, et me ei taha midagi su käest, et saad niisama nagu. See oli väga kihvt. Ja kindlasti, mis ma sain, on 100% siuke tagauks. Ehk et ükskõik, kuidas mul läheb, mul on alati varuvariant taskust võtta. Ehk et mul on taani keel, mis tuleb kindlasti väga kiiresti meelde ja mul on see kultuuritunnetus, mis on vajalik selleks, et seal elada. Et see selline varu ja tagauks on igal juhul suur pluss, ma arvan. Et ma olen mõelnud ka, et kui siin Eestis peaks kõik tuksi minema ja ühel hetkel kõik Eesti rahvas vihkab mind, siis ma lihtsalt lähen minema siit nagu. Et mul on alati variant olemas minna. Ühvu vahetusaasta kindlasti õpetab tohutult palju. Ta õpetab sind ennast tundma ja just sellistel hetkedel, et tegelikult alguses midagi ei ole teha. Alguses iga inimene, iga see vahetusõpilane, see noor inimene, kes ta on visatud pea ees kuskile vette, tal pole õrna aimugi, kuhu ta läheb, mida ta sealt saab. Õpid olema, mis mina õppisin, on see, et õpid olema üksinda ja üksinduses aru saama sellest, mis on sinu sees. Ehk et ise ennast õpid nii tohutult palju tundma läbi selle. Ta õpetab tolerantsust, maailma palju avarama pilguga vaatama, et kui muidu on üks mull, millest ma midagi näen, eks ole, ma lõpetan oma keskkoolid asjad ära, siin on see üks mull ja see ongi minu ümber, siis maailmas ringi rännates, siis ma saan endale mitu mulli, millest seda kõike näha ja vaadata. Ehk et klapid veits avanevad, silmaklapid avanevad. Ja ma arvan, et seda ongi Eesti tuleviku jaoks väga vaja. Nii et selles mõttes, et igal juhul olen ma valmis seda asja propageerima ja igatepidi viima seda koolidesse sisse ja seda on vaja. Seda on riigil juba vaja, et meie noored oleksid avarama pilguga, näeksid maailma avarama pilguga. Leian mina. Ja väga hea on tulla koju tagasi. Minu mõelest siis õpid hindama seda ka, mis on siin ja seda, kes sa oled ja hindama oma juuri ja nägema seda asja veidikene sügavamalt. Nii, ma teen teiega intervjuu. Miks Rootsi? Miks Rootsi? Sellepärast, et ma õppisin rootsi keelt alguses ja ma tahtsin rootsi keelt selgeks saada ja ma tahtsin suusatada terve aasta, mida ma ka sain. Ma olen veits kade. Nii, sina, ma saan aru, käisid Saksamaal, jah? Nii, miks sina käisid Saksamaal? Saksa keel klassikaline valik, lihtsalt tahtsin minna Kesk-Euroopasse. Kas sa tähendab enne õppisid ka saksa keelt? Täpselt nii palju, 0. Tubli poiss! Ja nüüd on selge? Nüüd ikka igapäevaselt räägin veel, saan hakkama kõigega. Tubli!
aga sa alles tulid tagasi ka, nii et see on chill. Nii, sina käisid meil Ecuadoris. 3 kuud. Mis sa said 3 kuuga? Tegelikult 6 nädalat, aga noh, ikkagi. Ma sain kõik põhimõtteliselt peaaegu selle, mis teie pere keele, no mitte keelt selgeks, aga mingid alged, kõik selle tunde, enda avastamise, kõik selle. Aga nemad seal sellel ajal, kas sa käisid kooliks ka seal või? Ei, see oli suvi, neil oli suvevaheaeg. Neil oli suvevaheaeg. Ja trippisin nendega lihtsalt ringi, tegin pereasju, käisin nendega koos igal pool. Okei. Aga ei ole mõttes, et võiks pikemaks nagu minna? Ikka on mõttes, aga noh, eks näis, kuna jõuab. Aga ÜFU muidu laseb nii või? Et käid suveprogrammi ära ja siis lähed veel uuesti või? Saab küll, jah. Pikendada saab programmi tegelikult. Sa võid uuesti ka minna, aga no ma olen veits vanusest väljas. Aga alati võimalik interniks minna ju. Ja, alati. Kui sa teed suveprogrammi ja teed vahetusaasta lihtsalt. Aga miks te läksite üldse? Mul lihtsalt välgatas pähe, et võiks minna ja kas näeme täpselt samamoodi, et pidin tõestama, sest raha oli vaja kokku saada ja vanemad, et nüüd ma lähen ja kõik ja samamoodi väiksest kohast, rutiin, tahtsid välja, siis midagi uut lõpuks. Mina tahtsin maailma avastada, sellepärast oli kaugel, ilmselt läksingi. Ma mõtlesin, et ma ei taha minna sinna Euroopas, ma tahan minna kuhugi hästi kaugel, kus ma mitte kunagi varem pole käinud. Ja seda ma sain ka nii, et... Aga kas ei olnud seda, et oleks liiga erinev kultuur olnud? No ei olnud, vaata veits on see, et sa tead seefikates seda kultuuri ja see on nagu ikkagi üsna sarnane. Ja ma arvan, et see oligi lahe, et sa said päris hoopis nagu teistsugusesse kultuuri minna. Võib-olla kui sa oleks veits erinevasse kultuuri läinud, oleks kultuurisokk suurem olnud, aga seal oli see, et kõik on täiesti uus ja täiesti erinev. Okei, et mingid võrdlusmomente ei saagi üldse tekkida, eks ole? Kõik on hoopis teistsugune. Okei. Samas Rootsi kultuur ju, ma mõtlesin, et see on nii sarnane kultuur, tegelikult see on hoopis teistmoodi. Perekonna väärtused, inimeste väärtused, inimeste kõik need nagu eesmärgid või kõik noortel on nii paigas juba nii varakult, et see kultuur, mida mina õppisin seal tundma, oli hoopis teistsugune võrreldes Eestiga. Et isegi kui ta on nii lähedal, isegi kui ta on üks meie naaberriikides, siis... Ikkagi on jah, mul on Taanis sama võtta nagu, et oli ikka nii erinev, et... Kas teist keegi on käinud tagasi ka või? Jaa, 6 korda poole aasta jooksul. Rootsi ei ole eriti raske sõita. Aga jah, pärast seda vahetusaastat ma olen endale nii tugevad sidemed oma perega saanud. Mul oli veidi vanem vahetuspere. Mu vanemad olid 72-aastased. Ja ma alguses arvasin kohe, et ma sain nädal aega enne minekut teada, 2 nädalat enne minekut. Siis ma alguses oli siuke loobuja tunne, mõtlesin, et kuidas ma elan peres, kus vanemad on vanemad kui enda vanavanemad. Siis ma otsusin, ei, ma lähen puhta lehena. Ma ei mõtle mitte midagi täpselt nagu sina. Ma astun sellest lennujaamast välja ja ma olen rootslane ja ma olen ilma mingisuguste ettekujutusteta. Esimesel päeval kohe ma nägin, kui armsad nad olid, kui väga nad olid mind oodanud. Nad ütlesid, et nad pole kunagi ühtegi last ja neil nii ruttu saanud, et nii lihtsalt teeks minuga, et tavast ootad last 9 kuud, nemad said nädalaga. Ja pärast seda ma olen see side nii tugev lihtsalt meie vahel, et ma olen nüüd lähen 7 korda tagasi veebruari lõpus suusatama nendega. Väga cool. Tegelikult see vahetusaasta oli siuke hea proovikivi küll, et saada julgust, ambitsioone, mingit selgust peas. No ideaalne, mida sa veel tahad, Ja mul täpselt samamoodi, et enne vahetusaastat pidid rääkima kellegi võõra, kas see telefonis käsi niimoodi värid, kuidas ma helistan, et kuidas ma lähen mingi võõra, et küsimus täiesti suvalt, et lähed, tere, et kuule, mul oleks vaja seda, teist ja kolmandat. Pole nagu mingit küsimust. Praegu on nüüd ÜFU presentatsioonidega. Sa pead terve klassi ees, vahest mitmete klassides korraga rääkima ÜFU-st oma vahetusaastast. Enne vahetusaasta minekut ma ei suutnud rääkida rohkem kui 4 inimeses. Mul lihtsalt plokk, ma ei saa. Hääl hakkas välisema, põsed hakkas välisema. Ma ei tea, mida ma räägin, ma rääksin täiesti segast tõttu. Aga nüüd on see, et ma olen nii kindel selles, mida ma räägin ja see on nagu metsikult meelekindlust andnud ja nagu sihikindlust ja seda tahta jõuda. No täpselt. Pluss julgust. Ja kõik nagu kust see tulnud on, ma ei tea, kasvasid sealt külg 1 aastaga. Aga see on nii hindamata lihtsalt. Ja mis